Tere päevast! Mina olen Tiia Tulviste, ma töötan Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudis arengupsühholoogia professorina. Ja mul on kavas täna rääkida teile sellest, miks soovitatakse laste digiseadmete kasutamist piirata. Ja juttu tuleb ka sellest, miks on oluline jälgida lapse varajast kõne arengut. Samuti ma käsitlen küsimust, kas laste digiseadmete kasutamine rikastab või vaesustab lapse keelekasutust ja oskust. Ning lõpus tuleb veidike juttu sellest, et kuidas siis lapse kõne arengut kodus ja lasteaias ja koolis toetada. Digiseadmed on põimunud meie ellu ja tegevustesse ja ka juba väga tillukesed lapsed kasutavad digiseadmeid üsna tihti. Ja uuemad digiseadmed on sellised, et me saame neid kasutada igal pool ja igal ajal. Ja väga palju on hakatud mõtlema selle üle, et kas see kuidagi siis mõjutab ka laste arengut. Ja ega me väga hea pilti sellest meil veel ei ole. Kõige rohkem teame me selle kohta, et kuidas igasugused need traditsioonilised digiseadmed, eriti just televiisor, mõjutavad laste arengut. Aga uuemate digiseadmete kohta on väga palju veel vaja teada saada. Aga nagu te ilmselt kõik teate, siis Ameerika pediaatrite ühing, samuti ülemaailmne tervishoiuorganisatsioon rõhutavad pidevalt seda, et laste digiseadmete kasutamist tuleks piirata. Ja nüüd nendele laste vanematele, kellel on päris tillukesed lapsed, öeldakse, et kui laps ei ole veel 18 kuu vanune, siis oleks õige digiseadmeid üldse talle mitte kätte anda. Ja nüüd, kui lapsed on veidi suuremad, 18–24 kuud vanad, et siis võiks neile raasukese juba digiseadmeid näidata, aga kindlasti siis ikkagi koos vanematega midagi vaadata. Ja nüüd, kui laps on 2–5-aastane, siis ei soovitata digiseadmeid üle 1 tunni kasutada ja kui kasutada, siis ikkagi koos täiskasvanutega teha hästi suuri pause, vaadata selliseid interaktiivseid saateid rohkem. Ja kui lapsed on veel vanemad, 5. eluaastast alates, ka siis soovitatakse digiseadmete kasutamist piirata ja mitte lubada üle 2 tunni digiseadmeid vaadata. Ja ka siia alla siis ei käi see aeg, mis lastel kulub õppimiseks ja kodutööde tegemiseks. Ja mõned kuud tagasi WHO avaldas ka sedasorti nõuanded arstidele, lapsevanematele, et kuidas laste digiseadmete kasutamist piirata. Ja need nõuanded on siis eri vanuses lastele mõnevõrra erinevad. Nendega saab igaüks ise tutvuda. Aga igal juhul siis alati soovitatakse ikkagi arvestada seda lapse iseloomu ja huvisid, kui talle digiseadmeid anda ja mõtelda alati selle üle, et ega see digiseadmete kasutamine ei toimu mingi teise tegevuse arvelt, sest on ju selge, et laps oma arenguks vajab eelkõige
aega mängimiseks, teiste inimestega suhtlemiseks, õues käimiseks, füüsiliseks tegevuseks. Ja küllalt tihti võib kohata seda, et vanemad arvavad, et digiseadmed on hästi suureks abimeheks sel juhul, kui nende laps kas jonnib või on halvas tujus. Aga selle vastu siis ka hoiatatakse, et seda kindlasti ei tohiks teha, et anda lapsele lihtsalt mingisugune digiseade kätte selleks, et ta rohkem ei jonniks. Sellepärast, et kui vaadata pikemaajalist mõju, siis laps ei õpi ära niimoodi seda, kuidas siis oma igasuguste negatiivsete tunnetega hakkama saada. Ja lapsevanemale siis ikkagi soovitatakse eelkõige seda, et jääda ise hästi rahulikuks ja siis lastega siis niimoodi rahulikult vesteldes hakkama saada sellistes keerulistes olukordades. Nagu me kõik teame, ei ole see alati kerge. Ja igal juhul siis on oluline ka alati see, et vaadata, missuguseid mänge ta mängib ja milliseid filme ta vaatab, et ega need ei ole agressiivsed, ega ei ole tegemist reklaamiga, et kas need on ikkagi sellised harivad ja last arendavad või mitte. Ja muidugi, et kas need on ka eakohased, ega need ei ole täiskasvanutele mõeldud mängud ja filmid. Ja kindlasti siis meediakasutusest lapsega rääkida. Sellist koos näiteks multifilmide vaatamist väga soovitatakse, et teha selliseid pause ja rääkida lapsega läbi, mis seal oli, või pärast rääkida sellest, mis ta nägi. Et üldiselt ikkagi väga väikesed lapsed ei ole võimelised ise midagi õppima hästi sellistest filmidest, kui nad neid passiivselt vaatavad. Ja ka psühholoogid räägivad palju sellest, et kindlasti ei tohiks olla digiseadmed lapsehoidjaks, et me kasutame neid lihtsalt selleks, et siis keegi, et laps saaks siis omaette olla ja lapsevanemad midagi muud teha. Ja kindlasti ei tohi siis asustada lapsi sellega, et neile digiseadmed kätte anda. Ja samuti neid ei tohi meelitada digiseadmetega. Ei tohi siis kasutada näiteks neid selleks, et laps ei taha magama minna ja siis anname talle nutitelefoni pihku, et ta läheks ära voodisse. Nii palju siis nutiseadmetest, aga nüüd siis veidikese sellest, et miks arengupsühholoogid peavad hästi oluliseks seda, et jälgitaks lapse varajast kõne- ja suhtlusoskuse arengut. Seda, kui hästi laps esimesel 3-4 eluaastal areneb just keeleoskuse poolest. Ja lapse kõne- ja suhtlusoskust peetakse üldiselt väga heaks selliseks varajaseks arengunäitajaks. Et ta näitab nagu lapse üldist arengutaset hästi. Ja samuti ka seda, et kui ikkagi ei ole see lapse kõne- ja suhtlusoskuse areng eriti hea, et siis tuleb siis ikkagi hakata mõtlema selle üle, et äkki tal on mingid teised probleemid, näiteks ta ei kuule hästi või on tal mingid õppimisprobleemid või ta on autistlike joontega ja siis midagi ette võtta. Aga arengupsühholoogid on ka oma uurimustes väga kenasti näidanud seda,
et selline lapse varajane kõne ja suhtlusoskus ennustab väga-väga hästi lapse edaspidist arengut. Seda, kuidas tal hakkab siis minema koolis ja kuidas tal elus üldse läheb. Et ma toon siin ka mõned näited, et just väga palju on tehtud selliseid pikki uuringuid, kus lapse kõneoskust mõõdetakse siis, kui laps on 2-aastaseks saanud ja siis jälgitakse samu lapsi hiljem ja niimoodi on näidatud, et kõne arengut saab küllalt hästi hinnata nende varaste siis uurimustulemuste põhjal. Ja näiteks, kui ikkagi lapsel on selline kõne arengu hilistumise risk 2-aastaselt, et siis tavaliselt ka tõepoolest ta siis selline sõnavara on 3. klassis väiksem või siis on grammatikaoskused väiksemad. Ja kindlasti üks asi, mis siis sellest sõltub, sellisest varasest kõne omandamisest, on see, et kui hästi laps õpib lugema ja kirjutama. Ja muidugi koolioskus ka sõltub kooli edukus sõltub ka suurelt osalt sellest, kuidas siis laps on sõnavara omandanud. Sest üldiselt on ka näidatud seda, et need lapsed siis, kellel juba väiksena on parem sõnavara, et need on ka suuremana siis järjest siis parema sõnavaraga, et see vahe laste vahel järjest suureneb, kui nad vanemaks saavad. Ja loomulikult see laps, kes siis saab aru suuremast hulgast sõnadest kui teised lapsed, sellel on kergem koolis õpitavast aru saada. Näidatud on ka seda, et sellised psühholoogilised ja käitumisprobleemid teismeeas on hästi sageli just nendel lastel, kelle kohta on teada, et väiksena neil märgati, et kõneareng ei toimu nii kiiresti kui võiks, aga ei võetud mitte midagi ette. Ja siis üks valdkond veel, mida on sellistes piki uurimustes vaadatud, on see, et ka suhtlemisprobleeme on nendel lastel rohkem, kellel väiksena on siis olnud madalam kõneoskus. Ja nad on tihtipeale kiusamise ohvrid ja nad ei ole tihtipeale ka eakaaslaste hulgas nii populaarsed. Nad ei oska nii hästi oma sõpru leida ja neid hoida. Ja kõige rohkem uurimusi on arengupsühholoogid teinud ikkagi kodudes. On vaadatud seda, et kuidas lastega suheldakse, kui palju nendega räägitakse, kuidas räägitakse, kui palju lapsed ise suhtlusest osa võtavad. Aga järjest rohkem hakkab siis ilmuma ka selliseid artikleid, kus tutvustatakse tulemusi, mida on leitud lasteaedades tehtud uurimustest. Sest lapsed käivad üldiselt lasteaias ja hakkavad käimas ja sõimes ka Eestis järjest nooremana ja hiljem siis ka lasteaias ja koolis nad veedavad järjest rohkem aega ja sellepärast siis on need siis väga sellised olulised kohad, kus siis saab lapse arengule kaasa aidata. Ja sellised lasteaias ja laste sõimes käimise uurimused üldiselt näitavad seda, et kindlasti on nii positiivseid kui negatiivseid külgi sõimes ja lasteaias käimisel.
Ja tihtipeale siis muidugi see, et kui positiivne see lasteaias või sõimes käimine on, sõltub sellest, milline on lapse kodu. Et kui ikkagi kodus lastega tegeletakse väga vähe, et siis on see muidugi eriti kasulik. Ja üldiselt kõigile lastele ikkagi selline sõimes ja lasteaias käimine on arendav just selliste kognitiivsete võimete arengu seisukohalt. Aga siis just nendel lastel, kes on siis väga väiksena laste sõime pandud. No mujal maailmas pannakse vahel lapsed juba esimesel eluaastal mingisse sellisesse lastehoidu, kus on õige mitmeid teisi lapsi veel. Meil pannakse võib-olla seal 1,5 või 2-aastaselt, aga ka see on üsna vara. Et igatahes, et sellistel lastel, kes alustavad sõimes käimist hästi varakult, nendel on leitud, et on ikkagi selline suurem risk just selliste igasuguste sotsiaal-emotsionaalsete probleemide tekkeks, et tihtipeale siis need lapsed käituvad agressiivsemalt, on sellised kurjemad. Ja mis puutub siis ka sellistesse teistesse arenguvaldkondadesse, näiteks sellesse, et kuidas siis lastel siis läheb kognitiivse arenguga, et siis kui me uurime neid lapsi, kes hakkavad koolis käima või päris esimestes klassides veel on, et siis tihtipeale on tõepoolest need lapsed, kes on siis lasteaias käinud teistest lastest keskmiselt paremad, aga siis need erinevused ei ole üldse mitte suured. Ja nüüd, kui hoopis hiljem aastate pärast teha mingisuguseid võrdlusi, et siis seal enam ei paista see välja, et kas laps on lasteaias käinud või mitte. Et ikkagi niimoodi pikemas perspektiivis on väga oluline ikkagi see, millisest kodust laps pärit on. Ja osad uurijad on sellisel seisukohal, et ikkagi selliseid kirjaoskuse probleeme saab veel kuidagi leevendada, aga igasuguste käitumisprobleemidega on hoopis raskem hiljem hakkama saada ja nad ei soovita ülearu kiirustada sellega, et laps lasteaeda panna. Ja nüüd, mis lasteaedade puhul silmas peetakse, on see, et ikkagi siin ka ei ole oluline mitte see, kui mitu tundi laps lasteaias on, kui ta seal just liiga palju ei ole. Aga oluline on just see, et laps saaks sellist individuaalset tähelepanu lasteaias. Ja seda just eriti selliste pisemate laste puhul, kes siis vajavad oma arenguks just sellist interaktiivset suhtlust just täiskasvanud inimestega. Ja kõne arenguks on eriti vaja seda, et keegi just lapse endaga suhtleks ja et laps osaleks selles suhtluses, et oleks selline interaktiivse verbaalse suhtlemise võimalus lapsel, et tema ütleb midagi, täiskasvanu vastab talle, tema vastab täiskasvanule. Just see selline lapse osalemine, seda peetakse hästi oluliseks, toetudes siis uuematele uurimustele. Ja selline interaktiivne suhtlemine, seda siis peetakse siis oluliseks mitte ainult kõne arengu seisukohalt, vaid aju arengu seisukohalt üldse, mis on nagu igasuguse siis kognitiivse ja muu arengu aluseks. Ja ka
oluline on selleks, et siis kujuneksid sellised lähedased suhted lapse ja täiskasvanu vahel. Aga jah, just ka kõnearengu uurijad peavad seda väga-väga oluliseks, et ikkagi lapsel ka siis sellel ajal, kui ta on seal sõimes või lasteaias, et ta saaks suhelda mitte ainult teiste lastega, sest nagu esimestel eluaastatel on ikkagi väga oluline siis suhelda täiskasvanutel. Aga see on muidugi üsna raske, kui siis lasteaias on lasteaia kasvataja või õpetaja kohta väga palju lapsi. Ja nüüd siis nii koduse suhtluse ja kui siis ka väljaspool kodu suhtlemise uurimiseks on siis olemas selline tore tehniline vahend. Te näete seda siin pildi peal. Et selline väike Leena seade, mis siis käib koos sellise spetsiaalse riietusega, kus on tasku, kuhu see väike seadeldis sisse mahub ja laps siis kannab sellist seadeldist terve päeva. Et see seadeldis registreerib lapse kõnekeskkonda ja lapse enda häälitsusi ja sõnu 16 tunni jooksul järjest. Ja selline lapse keelekeskkonnale tähelepanu pööramine muutus hästi sagedaseks just siis, kui siis ilmus siis möödunud sajandi lõpul Hardy ja Leslie artikkel, kus nad siis väitsid, et selleks ajaks, kui laps saab 4-aastaseks, on osad lapsed kuulnud 30 miljonit sõna vähem kui teised lapsed. Kuna osade laste peredes, ja need on sageli siis sellised pered, kus vanematel ei ole ka eriti kõrge haridustase, et seal räägitakse lastega hoopis vähem kui teistes peredes ja sellega on võimalik siis ära seletada seda, et miks siis sellistest peredest pärit lapsed, kus üldiselt väga vähe räägitakse, ei ole oma kõneoskuste poolest nii hästi arenenud kui siis teised lapsed. Ja sellest siis sai alguse selline 30 miljoni sõna liikumine maailmas. Eestisse see veel levinud ei ole, et kus siis hakati selle Leena seadme abil mõõtma seda, et mitu sõna siis täiskasvanu päeva jooksul lapse läheduses ütleb, kui palju laps kuuleb taustakõnet, kui palju sõnu või siis väiksemad lapsed häälitsusi ise ütlevad või teevad, kas siis last ümbritseb ja kui kaua vaikus päeva jooksul, kui palju siis on müra tema ümber, kui kaua aega on kuulda siis taustal mingite elektrooniliste seadete helisid ja siis just kõige olulisema näitajana viimasel ajal siis peetakse seda, et kui suur on siis voorude arv lapsel päeva jooksul. Et kui palju ta ise ütleb ja talle vastatakse või teised ütlevad ja talle vastatakse. Et selline voorude kokkulugemine on ka hästi populaarne siis nende sõnade lugemise kõrval.
Ja selle liikumisega on ühinenud ka väga palju lapsevanemaid, kes tõepoolest siis õhtul kodus vaatavad järele, et kas nad ikkagi lapsega rääkisid nii palju, kui peaks. Et nad ei vaata ainult oma samme, mida hästi palju tehakse siin Eestis, vaid nad vaatavad ka seda, et mitu sõna nad on lapsele siis päeva jooksul ütelnud. Ja väga palju on tehtud siis Leena seadmega uurimusi kodudes, aga järjest rohkem tehakse seda ka lasteaias. Ja need lasteaia tulemused, nagu öeldud, need ei ole Eesti kohta, sest ma ei tea, et Eestis keegi sellises lasteaedade uurimuses osaleks. Aga need tulemused, mis on siis mitmes pool maailmas saadud, näitavad seda, et 7% lastest suhtleb lasteaia päeva jooksul ainult nii palju, kui peaks. Et sellist nagu 40 vooru tunnis vähemalt arvatakse, et laps peaks saama suhelda. Ja need uurimused näitavad ka seda, et üldiselt ikkagi kodus saab laps hoopis rohkem suhelda kui lasteaias. Ja et lasteaias tõesti selline 4 korda sagedamini võib leida sellist keelelist isolatsiooni kui siis optimaalset keelekeskkonda. Ja nendes töödes on ka näidatud, et just sellised pisikesed lapsed, kes on 18 ja 24 kuu vahel, et siin siis on just kodu ja kooli erinevus eriti suur. Aga see vanus paraku on ka see, mis siis arengupsühholoogide meelest väga hästi just ennustab seda, et kuidas lapsel elus ja edaspidi läheb. Ja nüüd, kui Eesti laste juurde tulla, et siis me oleme siin teinud selliseid võrdlevaid uurimusi, kus me siis vaatame siis igapäevast suhtlust Eesti kodus ja oleme siis võrrelnud siis seda suhtlust nende lindistustega, mis on tehtud seal kas siis Ameerika keskklassi kodudes või siis Rootsis või Soomes või Lätis. Sellised igapäevase suhtluse analüüsid, need olid tehtud enne, kui siis Leena seadmeid hakati massiliselt kasutama. Et need uurimused olid sellised, et siis kodudes lindistati lastega suhtlust ja siis tehti transkriptsioonid, mida analüüsiti. Aga igal juhul, et nende uurimistulemuste põhjal siis torkas silma see, et selline vähene jutt on üsnagi omane Eesti kodudele. Et me räägime märksa vähem lastega kui näiteks Ameerika kodudes või siis Rootsi kodudes räägitakse. Et me räägime umbes nii palju, nagu siis Soome kodudes suheldakse. Aga siis mingi selline joon, mis oli ka hästi omane just Eesti laste suhtlusele, oli see, et Eesti vanemad tihtipeale räägivad selleks, et siis lapsel ütelda, et ta ei tohi midagi teha või et ta peaks midagi tegema. Et selline kontrolliv direktiivne suhtlusstiil, kus siis tõesti just nagu lapse tähelepanu ja käitumist suunati, oli hästi omane. Aga samas arvatakse, et ikkagi selline suhtlusele orienteeritud stiil, kus me räägime ise palju ja küsime lapselt palju ja tahame, et laps ka palju räägiks ja me oleme huvitatud just lapsega suhtlemisest. Et see on midagi, mis siis on väga oluline lapse kõne arengu jaoks. No mis puutub igasugustesse testidesse, kõnetestidesse, mida me oleme siin Eestis läbi viinud, siis ei saa just ütelda, et Eesti lapsed oleks kuidagi
palju kehvemad kui mujalt lapsed. Aga see hakkab küll silma, et sellised individuaalsed erinevused on ikkagi väga-väga suured laste vahel ka kõneoskuse osas. Ja me oleme ka siin uurinud seda, et kui keelerikas siis Eesti kodu on. Ja meie need uurimused on olnud selliste 3-4 aastastega viimasel ajal. Ja kui vaadata, siis meil on olnud ka selline väike Leena uurimus. Ja kui vaadata selle väikese Leena uurimuse tulemusi, siis selline keskmine oli selline ikkagi ülesoovitusliku. Et soovitatakse, et peaks rääkima lapsega vähemalt 40 vooru päevas. Et selline suhtluse sagedus, kus siis laps osaleb, ei olnud oluliselt väiksem, oli pigem napilt suurem, aga ka siin olid siis väga-väga suured individuaalsed erinevused laste vahel. Ja vaikuses olemine seostus meie selle Leena uurimuste tulemuste põhjal negatiivselt lapse kõneoskusega. Ja samas siis see, kui taustal rohkem räägiti, positiivselt lapse kõneoskusega. Nii et meie uurimus näitab seda, et ka Eestis ikkagi lapsega tuleks rääkida ja et see on väga oluline tema kõne arengu seisukohalt. Ja nüüd, mis nendesse ema siis sellistesse käsklausetesse puutub, et siis mida rohkem oli kombeks neid emal ütelda kodus, seda halvemad olid lapse kõne tulemused ja paremad tulemused olid nendel lastel, kelle emade sõnavara oli mitmekesisem, et nad kasutasid rohkem erinevaid sõnu oma jutus. Aga nüüd siis ekraaniseadmete kasutamisest ja selle mõjust. Et väga palju siis viimasel ajal muretsetakse selle pärast, et nii lapsed kui ka nende vanemad kasutavad ekraane väga palju ja kardetakse, et äkki selle pärast siis on lapsel võimalik osaleda vähem kõikides sellistes tegevustes, mida on väga tema arengu jaoks vaja. Näiteks ta saab vähem eakaaslastega mängida, tal on vähem aega füüsilise tegevusega aega veeta. Ja nüüd, kui kõneoskust silmas pidada, siis siin ollakse mures, et ta saab vähem sellist silmast silma interaktiivset verbaalset suhtlust täiskasvanutega. Et lihtsalt see suhtluse aeg on selle tõttu väiksem, et emad ja isad ja kõik teised, kes last ümbritsevad, on ninapidi kõik digiseadmetes ja laps ise ka kipub neid palju kasutama. Ja muidugi omaette küsimus on ka veel see, et kui näiteks laps ja vanem teevadki midagi toredat koos, näiteks suhtlevad, loevad seal koos raamatut või räägivad midagi, et siis tihtipeale see, et kogu aeg keegi näiteks helistab. Et selline olukord, kus tehnika pidevalt nagu takistab sellist pidevat suhtlust, ka seda peetakse siis väga halvaks. Ja ega ei ole ju seegi väga haruldane, et kui ema ja laps suhtlevad, et siis või isa ja laps, et siis isa ja ema ise pidevalt selle suhtluse käigus jälle vahepeal jälle siis vaatavad, et ega mingeid olulisi sõnumeid ei ole tulnud või ega kuskil mingeid olulisi uudiseid ei ole. Ja see kõik siis on selline, mis võib olla siis ikkagi ebasoodne lapse kõne
omandamise seisukohalt. Ja me oleme siis nagu viimasel ajal ka avaldanud 2 sellist artiklit, kus me laste ekraani kasutuse vastu suurt huvi tunneme. Need artiklid on tehtud nende andmete põhjal, mida me kogusime enne koroonaaega. Ja nüüd üks artikkel on selline, kus me siis huvitusime sellest, et mida siis vanemad arvavad selle kohta, et kuivõrd kasulik või kahjulik on see, et laps on pikka aega ekraani ees tema arengule ja vaatasime siis seda, et mida ta siis arvab, et erinevate arengu aspektide kohta. Ja siin te võite näha, ma loodan, et te näete seda kõik. Ma kahjuks ei näe teie nägusid ega ka enda nägu, et ma nagu olen natuke pime, kui ma seda loengut siin pean. Aga et ma loodan, et te näete siin kõik seda, et siis tabelis siis need lapsevanemad siis pidid siis ütlema, et hindama, et kuivõrd siis kahjulik või kasulik on siis ekraani ees olemine väikese lapsele teadmiste omandamise seisukohalt või arvutamisoskuse seisukohalt või nende kõneoskuse arengu seisukohalt. Ja nad hindasid seda siis Liketi 5 palli skaalal, kus siis 1 oli, et väga kasulik, 2 oli kasulik, 0 oli nii ja naa, või see 3 oli nii ja naa, 4 oli kahjulik ja 5 oli väga kahjulik. Nii et siis need vastused, mis on nagu üle 3 saanud keskmiseks, näitavad, et ikkagi vanemad keskmiselt arvasid, et sinna kahjuliku poole kisub see ekraani aja mõju. Ja siin eraldi tulp on siis see, et kui kasulik on arengule, siin on need, kes vastasid siis 1 või 2 vastusvariandiga. Ja viimane tulp on, et kui kahjulik on lapse arengule, et need on siis need, kes siis valisid vastuseks kas 4, et on kahjulik, või 5, et on väga kahjulik. Ja te näete, et väga suur üksmeel valitseb siin selle kahjuliku osas just selles osas, et üldiselt ikkagi kehalise aktiivsuse seisukohalt peetakse ekraani väga kahjulikuks. Vaatamata sellest, et tegelikult on ju olemas ka väga vahvaid selliseid programme, et kus siis keegi võimleb või tantsib ees ja lapsed saavad siis seda kõike järele teha ja pannakse siis inne lapsele selle kohta, et kui hästi ta seda tegi. Aga seda ilmselt nagu eriti ei kasutata, et vähemasti siis see tulemus. Et seda peetakse just kehalisele aktiivsusele väga ohtlikuks, kui siis laps on palju ekraani ees. Ja samuti, eks ole, siis ka une koha pealt ikka kaldutakse seda väga negatiivseks pidama. Ja arvatakse ka, et suhtlema see ei õpeta ka eriti loominguline olema. Aga siis et kui vaadata siis nüüd seda kasulikku poolt, et siis üldiselt teadmiste omandamist ikkagi usutakse, et selline ekraanide ees olemine, see annab lapsele. Ja kuigivõrd ka arvutamis- ja kõneoskust, aga seda on siis nagu pooled lapsevanemad pidanud tõesti selliseks arendavaks. Nii et tegelikult nagu kokkuvõttes ikkagi see tabel näitab, et ega see ekraani seadmete kasutamine, selles nagu vanemad ei näe mingit sellist eriti kasulikku asja. Ja sellest hoolimata siis
ikkagi need lapsed olid siis rohkem ekraanide ees, kui, eks ole, on need soovitused. Et ei tohi olla, eks ole, selline väike laps üle 1 tunni, aga need keskmised ikkagi kippusid sinna 1,7 tunni juurde. Et siin nagu see, mida siis arvatakse halvasti, aga ometi midagi ette ei võeta. Et selline vastuolu tuli välja. Ja nüüd on selline tulemus ka, et need vanemad, kellel siis ikkagi oli kõrgem haridustase, et nende suhtumine ekraaniseadmete kasutamisse oli hoopis negatiivse ja ka nende lapsed siis kasutasid siis ekraane vähe. Ja miks siis vanemad lubavad seda meie, praegu on meil üks uurimus, kus me seda loodame teada saada ka, aga et näiteks seda on mujal uuritud ja tihtipeale siis ikkagi vanemate enda huvid on siin mängus. Et kuna kasutatakse selleks, eks ole, et ema saaks rahulikult ise teha, mida ta tegema peab, või siis, eks ole, lihtsalt teha midagi, mis talle meeldiks teha. Lugeda raamatut rahulikult või pikutada. Ja küllalt palju ikkagi iga 3. ema väidab, et ta kasutab siis seda lapse ekraaniaega selleks, et ta saab siis niimoodi kõige lihtsamalt last rahustada, kui laps jonnib või käitub väga halvasti. See on just see, mille pärast siis kõik need Maailma Terviseorganisatsioon ja siis Ameerika pediaatrite ühing ja kõik muretsevad, et see on nagu väga vale anda lapsele siis kätte mingi nutiseade siis, kui ta jonnib. Ja paljud ütlevad, et nad ei taha lihtsalt ülitseda ja vaielda lapsega, kui laps tahab neid ekraaniseadmeid kasutada. Ja siis paljud ütlevad ka seda, et nad tahavad ise olla siis ekraani ees või siis, et nad tahavad koos lapsega olla ekraani ees. Nii, aga siis nüüd veidike ka teisest uurimusest, kus me siis vaatasime just sellise perekonna ekraaniaja seost sellega, et kui hästi siis on, mis tasemel on lapse keeleoskus. Ja meil siin oli ka üle 400 pere ja siin olid 2,5 kuni 4-aastased lapsed ja nende vanemad, nii isa kui ema osalesid. Ja me küsisime siis nii lapse kui ema kohta, et kui palju nad kõiki siis neid ekraaniseadmeid kokku kasutavad ühel tavalisel nädalalõpupäeval järgmisteks tegevusteks, meelelahutuseks, mängimiseks, õppimiseks, suhtluseks ja vanematelt ka ostlemise kohta küsisime. Ja siin te näete, et vanemad siis keskmiselt jällegi 4 tundi, ligi 4 tundi on siis laupäeval või pühapäeval ekraani ees. Ja lapsed 1,76 tundi keskmiselt ja isad siis üle 4 tunni. Ja kõikide puhul siis ikkagi suurem osa ajast kulub meelelahutuseks, et vaadatakse mingeid siis filme või lapsed multikaid. Ja siis just siis emad kasutavad üsna palju aega suhtluseks ja isad ka üsna palju. Ja siis järgnevad siis teised tegevused nagu video- ja arvutimängud, mida siis isad mängisid rohkem kui emad. Aga mis puutub nii väikesesse lapsesse, siis tema põhiliselt ikkagi kasutab meelelahutuseks
ja siis teisi asju teeb suhteliselt vähe seal ekraani ees. Ja siin me näeme ka seda, et sellest 1,76 tunnist siis üle 1 tunni siis vanemad ütlevad, et nad vaatavad või teevad midagi ekraani ees koos lapsega. Ja me olime hästi huvitatud sellest, milliseid perekondi siis on võimalik eristada selle põhjal, kui palju siis nendel eri pereliikmetel on kombeks ekraani ees istuda. Ja me kasutasime siis sellist latentsete klasside analüüsi meetodit ja tulemused, mis me saime, olid väga lihtsad. Nimelt me leidsime, et lapsed ja nende emad ja isad olid väga sarnased oma ekraani aja poolest. Et nendel lastel, kes siis kasutavad ekraane vähe ja nendel ja nendel emadel, kes kasutavad vähe ja isadel, kes kasutavad vähe, nendel oli kõikidel siis, need kõik siis suure tõenäosusega siis sattusid sinna gruppi, väikese ekraani ajaga perekonnad ja samamoodi siis keskmise ekraani ajaga perekonnad ja siis need perekonnad, kus siis vaadati siis ikka neid ekraane väga-väga palju. Ja nüüd, kui siis meie seda uurimust siis kokkuvõtvalt kirjeldada, siis siin kindlasti siis üks tulemus oli see, et selgus, et need tegevused, mis ekraani ees tehakse, et need meelelahutus või siis videomängude mängimine või suhtlemine, ükski nendest tegevustest ei olnud positiivselt lapse kõneoskusega seotud. Ja ka see, kui laps ja tema vanem koos vaatavad ekraani, ka see ei olnud positiivselt seotud, kuigi seda soovitatakse üldiselt teha. Ja võimalik, et need pered siis lihtsalt istuvad vaikselt ja süvenenult ekraani ees ja näiteks vaatavad kõik multikat, aga omavahel siis ei räägi sellest, et mida nad seal näevad või mis seal juhtub. Ja väga tugev negatiivne seos oli siis arvutimängude mängimisel ja lapse kõneoskusel ja siin ei olnud üldse oluline, et kas tegemist oli sellega, et laps ise mängis palju neid arvutimänge või et ema või isa mängisid neid palju. Ja väga oluline tulemus on ka see, et tõepoolest, et pere sees on siis ekraani aeg hästi sarnane, nii et ikkagi, kui me pahandame kangesti selle üle, et miks lapsed on kogu aeg ekraani ees, et me peame siis mõtlema sellele, et me peaksime siis pahandama hoopis lapse vanematega ja neile selgeks tegema, et tegelikult nad annavad ikkagi sellist halba eeskuju. Ja kuna kindlasti just kodus varakult kujunevad igasugused sellised tervislikud eluviisid välja, et siis sellistes kodudes, kus vanemad ikka ülearu palju ekraani ees istuvad, siis on see oht, et lastel ei kujune kuigi siis tervislikud elustiilid ja ka tervislik selline ekraani kasutamise harjumus välja. Ja nüüd, mis puutub siis kõne arengu näitajatesse, et siin siis need, kes siis kasutasid mõõdukalt ekraane,
või vähe just ekraane, et nendes peredes siis olid ekraani sõnavara tulemused hoopis siis suuremad või paremad kui siis nendes peredes, kus istuti väga palju ekraani ees. Ja samamoodi oli ka grammatikaoskustega ja siin oli isegi nii, et need siis väikese ekraani ajaga pered, nende tulemused olid paremad ka nendest keskmiste ja suure ekraani kasutusega perede laste tulemustest. Et igal juhul kõik need ekraaniaja tulemused näitavad seda, et see, et kuivõrd ja kuidas siis nende digiseadmete kasutamine mõjutab lapse arengut, et see sõltub lapse vanusest ja sõltub väga ka arenguvaldkonnast, sisust ja sellest, et mida seal digiseadmetega tehakse. Ja kindlasti siis esimestel eluaastatel on siis mõistlik loobuda ekraaniseadmete kasutamisest ja pidada silmas seda, et ikkagi esimestel eluaastatel on väga oluline leida aega selleks, et siis interaktiivselt silmast silma ilma ekraanideta lapsega suhelda ja suhelda nii, et laps osaleks aktiivselt ise selles suhtluses. Mis puutub aga vanematesse lastesse, nendesse, kes küll veel koolis ei käi, aga siis on seal eelkoolieas, et siis nendel on mõistlik ekraaniaega piirata ja igal juhul mõtelda selle üle, et kas tal ikka jääb aega sellisteks muudeks tegevusteks, mis on tema arengu seisukohalt äärmiselt olulised. Kas tal ikka on piisavalt aega selleks, et oma eakaaslastega mängida ja suhelda ja väljas ringi joosta. Aga nüüd veel lõpetuseks, et meil on parasjagu siis käimas uurimus, see küll lõpeb varsti ära, aga veel andmekogumine käib ja selle uurimuse siis eesmärk on võrrelda siis neid tulemusi, millest ma teile siin täna rääkisin ja mida me kogusime siis enne pandeemiat meie uute tulemustega, uute andmetega ja miks me tahame seda võrdlust teha, sellepärast, et pandeemia kindlasti väga olulisel määral ikkagi mõjutas meie eluviise, et me nagu hakkasime siis hoopis vähem suhtlema ja silmast silma suhtlema ja kindlasti ka meie see ekraani kasutus suurenes ja üldiselt kardetakse seda, et praegu ongi see ekraanide kasutamine hoopis suurem, kui see oli siis enne pandeemiat ja et ka lapsed kasutavad hoopis rohkem ekraane, kui nad seda enne pandeemiat tegid ja tahetakse aru saada, et kas need muudatused siis on mõjutanud lapse arengut või mitte. Et meie see uurimus just võrdleb siis neid lapsi, kes siis olid siis kõne omandamise seisukohalt väga tundlikus eas enne pandeemiat nendega, kes siis olid selles eas pandeemia ajal ja et kas see siis peegeldub siis nende laste siis kõneoskuses ja ka siis heaolus.
Nii et kellel on 2,5 kuni 4-aastasi lapsi, siis me oleks väga rõõmsad, kui te uurimusega ühineksite. Aitäh! No nii, nüüd ma näen teid jälle, et meil on küll aeg enam-vähem täis, aga me äkki siis ikkagi jõuame vastata näiteks ühele küsimusele kiiresti. Ma olen Helje-Nõmme ja ma olen vabakteed tegelikult. Mul on selline küsimus, et kõigepealt sooviks selle suuripist osa võtta pinsa. Ma pean ütlema, et ma paraku ei kuule. Ma ei tea, rääkige hästi kõvasti. Ma proovin hästi kõvasti rääkida. Vaat nüüd ma kuulen, ja. Et mina olen vabakteed ja kui mul lasteaias on selle vanusega lapsi, et siis lasen antud emailile kirjutada lapsevanematele. Et seal on jah nagu, et nad saavad ise, eks ole, sinna lingi peale minna siis. Ja teine küsimus, väga huvitav uurimus oli. Aitäh selle jagamise eest. Kas on võimalik selle ekraaniaja uuringu kohta mingit linki saada, et täpsemalt selle kohta lugeda? Tähendab, et need artiklid on minu teada vabalt kättesaadavad. Et kui guugeldate, saate kohe ligi. Ja Novaatoris tehti sellest ühest uurimusest ka kokkuvõtte üsna hiljuti. Te leiate sedapidi ka üles eestikeelse kokkuvõtte. Aitäh, väga huvitav oli. Me teame, et see mõjutab, aga ekraaniaeg mõjutab lastega. Aga et selle kohta on uurimused tehtud, et alati on veel viidata millelegi. Aga ma küsin veel aega, et kui palju on, kas on uuritud ka seda, et kui palju see ekraaniaeg on mõjutanud laste omavahelist ingliskeelset suhtlemist? Eesti laste ingliskeelset suhtlemist. Omavahelist? Ingliskeelset suhtlemist. Jaa, et võt jah, et seda suhtlemise koha pealt, et jah, tähendab, et ei ole nagu väga häid uurimusi. Suhete kohta on nagu rohkem. Tähendab, et suhtlemisstiili kohta või suhtlemissageduse kohta vist mitte. Et kas, eks ole, need lapsed ja need uurimused, ma arvan, need on suuremate lastega, need on teismelistega. Et teismelistega on just nagu rohkem nagu just nagu selle suhete nagu kvaliteeti uuritud. Ja seal on ka nagu see, need ohud kõik, mis võivad valitseda, eks ole, et sa võid seal ei tea kellega kokku sattuda ja seda sorti asju nagu palju vaadatud. Üks asi, mis on teada, eks ole, et tihtipeale need lapsed, kellel on, eks ole, nagu suhteprobleeme, et nendel on võib-olla isegi vahel kergem läbi, eks ole, nagu digiseadmete suhelda. Mis ka muidugi lõppkokkuvõttes nagu ei lahenda olukorda, eks, aga annab neile võimaluse suhelda, aga mitte paremini suhelda ka siis, kui ei ole ekraanide ees. Et te kindlasti olete kokku puutunud ka sellega, et lasteaias need lapsed räägivad vennad omavahel. Mingit pidi nagu seda, et see annab nagu ainet mängimiseks. Et seda on, eks ole, küll, eks ole, osades töödes kirjeldatud, sellistes töödes, kus on nagu selline kvalitatiivsem lähenemine. Et tihtipeale, eks ole,
Eesti lapsed ilmselt mängivad kättemaksukontorit, mis on nende üks lemmiksaade, aga et ka see tõekspidamised, mis elu kohta on, et need ka tulevad osaliselt ikka sealt kaudu. No nii, nüüd on aeg täis. Et igatahes aitäh kuulamast. Ja et lõpetame siis täna. Suur aitäh teile kõigile. Kui sa saaksid, siis palun jaga minuga neid slaide, siis ma saadan pärast salvestuse üleslaadimist slaidid ka teistele. Ja, ma saan seda teha küll. Suurepärane. Aga aitäh teile ja ilusat päeva kõigile.